Minu lugu hakkab siis niimoodi, et minu vanaonu oli see, kes oli minu ema onu, kes alustas 20. aastate jooksul esimese Baltimore Eesti seltsi. Tema vend, minu vanaonu Tõnis, tema alustas esimese Baltimore Eesti kooli. Ja siis see ikka käib meil Baltimores ja tema elas meiega ka. Et kohe nagu mitukümme aastat, siis tema oli minuga kasvas, õpetas mulle eesti keelt ja alati küsis, et mina räägiksin niimoodi täpselt puhtalt ja ma ei tohi öelda kass või kass ja nii edasi ja ma pidin täpselt hääldama ja kõik ja vanaema suri ära ja mina ei ole teda näinud kunagi, aga vanaisa läks siis oma 2 tütrega, üks nendest minu ema ja oli 9-aastane, tema õde oli 11 ja siis nemad läksid siis Saksamaale ja siis nad läksid siis loomavagunite peale, jõudsid kuidagi, et saada kuidagi Saksamaale, sest see terve jutt ma tahaks ka rohkem teada, sest kui mu ema räägib seda, tal on ka nagu pisar silmas ja vanaisal sai kõrge palavik, et tema ei saanud nagu liikuda ja nad kartsid, et nad lähevad vale vagunisse, nad olid nagu erinevates vagunites ja nad nii kartsid, et need vagunid lähevad lahku ja nad kunagi oma isat ei näe, et kui nemad põgenesid ja siis, et see terve lugu oli niimoodi et lõpuks nad jõudsidki Saksamaale ja said sinna ja siis minu ema seal läks Eesti kooli seal Britisoonis ja sellest ajast temal on ikka tuttavad seal, kes on nüüd Washingtonis ja Baltimore niimoodi külla all, kelle lapsed ja lapselapsed, nagu kelle lapsed käisid minuga Baltimore Eesti koolis ja nende lapsed nüüd käivad minu pojaga ja tütredega, aga mul on poeg 20 ka ja niimoodi, et see ikka mingi traditsioon ja meie väike Eesti on nagu käinud edasi selle tõttu, et me oleme ikka hoidnud kokku. Isa siis, temal oli niimoodi, et tema oli siis Tallinnast, käis tehnilise ülikoolis siin ja siis rääkis, kuidas ta käis öösel pidi koolis käima, et sellepärast, et päeval ei saanud nagu liikuda või midagi niimoodi oli, et lampidega olid, küünaldega õppisid keldrites ja ka kool käis edasi, et ükskõik mida õppima pidi. Ja et pommitamine käis ringi, aga ikka õppima pidi ja siis lõpuks ta oli kutsutud 17-aastaselt Vene rindele, et ma arvan, et see oli Saksa sõjaväe poolt, aga see oli just täitsa kahurilihaks pandud nagu, see ei olnud isegi mingi midagi huvitavat ja siis, et vanaisa ütles, et kuule, et sa pead siit minema. Ja siis, et vanaisa oli niisugune leidlik inimene ja siis tema nägi, et seal mõned venelased seal hoidsid laevasid ja siis valvasid, et võttis ühe pudel vodkat ja läks ja hakkas rääkima, et magusat keelt, sest tema oli taksojuht, oskas inimestega läbi käia ja enda taksokompanii niimoodi ja siis, et pani siis isa laevale ja seal oli 3 köienööri ja pani isa ühe köie sisse ja valas bensiini selle ühe köie ümber, et siis kui koerad tulevad, et nemad ei lõhna siis, et isad. See laev istus 3 päeva sadamas ja vahepeal tuli üks mees, pani oma naise ka ühe köie sisse. Ja siis, aga nad ei rääkinud, aga siis pika peale isa ja see naine hakkasid rääkima ja et kes sa oled, kus sa oled köie vahel. Ja siis, aga siis tulidki koerad ja siis nad leidsid selle naise ja võisid teda paadi pealt minema, aga ta ei rääkinud Elmarist, minu isast mitte midagi ja see oli suur asi. Ja siis, et ta jõudis siis sinna Göteborgi ja siis seal oli juba 6 kuud enne, kui tema isa sai ka tulema ja leidis oma poega ja siis nad said kokku ja oli väga hea meel, et leidsid teineteist ja niimoodi oligi, et minu vanaisa jättis oma naise maha ja ütles, sest tema ütles, ma pean ikka jääma koju, et loomi söötma. Eks see meeste sõda on, et 2 aastat tuled koju niikuinii ja siis, et kõik ma hoian kodu, et oleks meil alles. Ja see oligi kõik ja selle tõttu minul ei ole kunagi ühtegi vanaemat olnud. Ja see, et inimestel nagu Ameerikas on ja nemad ütlevad, mul on vanaema, no mina ei taha minna nendele küll, et nad ei taha. Mul on väga kahju sellepärast, et väga kurb, et ma oleks nii tahtnud endale ühte vanaemat ja siis
et olid siis Johns Hopkinsi ülikoolis kuulnud minu isast, et tema oli kõige parem elektronmikroskopis ja siis kutsusid teda ka siis Baltimore. Ja siis minu isa siis ütles, et mina lähen Baltimore, sest tema ütles niimoodi, mulle rääkis, kui ta kasvas, et mina olin Kanadas ja mina kuulsin, et kõige ilusam neiu terves Ameerikas oli minu ema. Ja et sellepärast, et minu ema oli Miss Estonia olnud Ameerikas. Ja tema läheb ja tema abielub Miss Estoniaga. Ja läks ja ma arvan, pidi natukene olema ja tegutsema, aga siis lõpuks nad abielusid ja aasta aega hiljem mina sündisin. Aga siis ma abielusin 87 ja mai 88. Siis tulime siia ja ei tohtinud minna nagu linnast välja, ilma et oli juht olemas ja kõik nagu vaatasid ja kuulasid ja nii edasi. Ja oli väga põnev ja ringi käisime ja siis ma käisin piimatööstuses ja ütlesin, et lihtsalt tuli mulle suhu ja pähe, et kuule, kas teil on kedagi, kes tahaks tulla tööle meie talu peale ka? Et jah, mul on olemas ja siis tuli järgmine päev ja pakkus meile ja ütles, aga kaubaks peab minu tütre ka viima kaasa. Ja siis see niimoodi hakkas peale, et siis üks ja teine ja kõik ja hoidsime kontakti ja paljud inimesed tulid niimoodi ja tulid niimoodi külalisviisaga ja siis niimoodi paar kuud olid ja siis pärast inimesed lihtsalt kuulsid ja meil oli üks juhus, keegi lihtsalt kuulis, et oli meid olemas ja tuli ise lendas piletiga siia, sõitis taksoga ringi, kuni tema nägi silt Suvepõllu talu meie linnas, paar tundi sõitis ringi ja siis tuli ja mina jõin kohvit hommikul ja jalutas uksest sisse ja ütles, et mina olen siin ja mina olen valmis minema tööle, minu nimi on Tõnu. Tõesti või? Tuli meile lapsehoidjad, kes olid Eestist ja oli väga-väga tore. Ja et lapsed said rääkida eesti keelt ja need olid kõik väga südamelähedased ja me oleme kõik nagu võtnud isegi perekonda, kus minu vend isegi abiellus ka ja mina olen tema ristiema ja tema minu tüdrukute ristiema ja kui eestlased hakkasid tulema meile külla, oli väga huvitav, et nagu nende arusaamine Ameerikast oli niimoodi väga Dallas, Texasi moodi see filmi järgi, nemad arvasid tõesti, et raha kasvas puide peal ja isegi peale mitu reisi intelligentsed, haritud eestlased, kes tulid meile, nemad ikka ei saanud aru, et raha lihtsalt ei kasva puide peal, et ei ole mingi sotsüsteem, kust see raha lihtsalt langeb ja et meil ei olnud seda niimoodi ja oli väga raske aru saada neile ja ma arvan, et see kontsept on isegi praegu tänapäeva mitte täielikult jõudnud kohale nendele, kes niimoodi kasvasid ja oli raiutud pähe see terve sotsialistlik süsteemi mõtteviis. Et kui alguses tulid inimesed, et see omanduse asi, inimesed ei saanud aru, et inimesed omasid piiriga nii maid, et Eestis igaüks jalutas piiriga ükskõik kust nad tahtsid, et igaüks omab, mida nad omavad. Ja tulid mulle külla, nad võtsid ükskõik, mis riideesend oli, panid selga, võtsid ja kandsid seda, sina ei kanna, mina kannan. Ja ei küsinud, see on sinu saabas või sinu müts või kas ma võin kanda. Et see oli niimoodi huvitav meile, et inimene lihtsalt pani ja hakkas, et oli vaba, et ma võtan ja kannan ja võtan endale, et keegi ei võtnud seda, ma võin endale võtta. Ja siis see arusaamine oli nagu nii hoopis teistmoodi.